Täna pealelõunal võeti eestlased ette oma presentatsiooniga esimestena. Tööd eriti rahvusvahelise korvpalliliidu telgitagustest oli tehtud piisavalt, et mõjutada FIBA Euroopa eesseisuse 25 liiget tegemaks Eesti suhtes positiivset otsust. 4 võimalikule alagrupiturniiri kohale kandideerisid Eesti, Leedu, Holland, Sloveenia, Kreeka ja Hispaania, seega 6 riiki. Selle seas oli veel Saksamaa, kes loobus, ja ka Soome, kes viimasel hetkel samuti kõrvale astus. 2029. aasta alagrupp ja finaal toimub Hispaanias, alagrupid Kreekas, Sloveenias ja Eesti sai oma tahtmise. Estonia. Eesti sport peab olema kõikidele Eesti inimestele ühte või teistpidi lähedal ja suur ja ma arvan, et see on lihtsalt üks võimalus tõepoolest ühe meeskonna mängu huvilistele ja uutele huvilistele, sest ma olen kindel, et korvpalliliit ei jäta seda 4 aastat kasutamata ka selleks, et tõsta alanähtavust. Aga võidab korvpall, võidab sport, et ma arvan, et see on kõige tähtsam. Korvpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupi finaalturniiri toimumine tähendaks meile suurema saali ehitust või Unibet Arena laiendamist kuni 10 000 pealtvaatajani. See on FIBA nõue. Siin on mitmeid lahendusi, aga võib-olla täna on vara välja õigata sellepärast, et siis hakatakse midagi ootama juba, aga siin on mitu varianti laual, nii selle halli suuremaks ehitamine kui ka selle ajutiste lahendustega suuremaks tegemine. Et me peame, esiteks on see, et me peame FIBA-le selle garanteerima, et siin mahub rohkem sisse, ja teine on see, et miks me selle koju toome, kui me inimesed ei mahu saali, eks ju. Eesti mõistes oleks tegemist taas iseseisvunud perioodi absoluutselt suurima spordisündmusega, mis tooks kindlasti tulu meie majandusse ja suurendaks riigi tuntust.